Hea Tarko podcasti kuulajad, järjekordne episood on teie ees, teie kõrvus ja minu nimi on Elari Tamm ja mul on täna saate külaliseks ei keegi muu kui Joshua James Viinalas. Kas tõesti järjekordne episood? Mina tahaks, et see oleks eriline episood. Olgu, ma teen uue sissejuhatuse, kus ma ütlen, et tegelikult on siis esmakordne, tegelikult see pole ka õige, see on teist korda. Ühesõnaga, Josh on teist korda episoodis. Ja tore, et sa aega leidsid oma kiirest graafikust. Aitäh, et te kutsusite mind. Tore on siin olla. Väga lahe. Sa oled nüüd lisaks kõigele sellele, et tegeled muusikaga, oled sa aastaid nüüd tegelenud kinnisvaramaaklerina ja edukalt ja hästi ennast sisse söönud. Vaadake siis pilti ka, saate siis näha, kui suur isu mul on. Täpselt, see söögiisu on olnud suur. Aga kinnisvaraturg, täna räägime kinnisvaraturust, räägime sellest, mis müüb, mis ei müü. Ja ma natukene kallutaks täna nagu saadet ka nagu müüjate poolele, et tegelikult võiks seda saadet kuulata mõnedki müügihuvilised. Ja ma tean lihtsalt seda, et päris paljud müüjad on nagu praegu ka mingi valu sees, et asjad ei õnnestu nii nagu nad tahavad, sellises tempos nagu nad tahavad. Ja üldiselt, kui müüja müüb, siis tal on vaja nagu midagi asemele, ta tahab midagi uut või mingi vabaneda mingisugust investeeringust, aga see saade võiks siis aidata tegelikult neid. Okei. Tegelikult, kes on müüja, on ju? Müüja on tegelikult inimene, kes mingi hetk on midagi ostnud, nii et tegelikult seda podcasti võiks ka kuulata ostja. Ja. Võib-olla on see inimene, kes on ühel hetkel ostnud endale investeeringuks ühe korteri ja seda välja üürinud. Nii et seda võiksid kuulata investorid ja siis tavaliselt kõik nii-öelda korterid, mis sa välja üürid mingil hetkel, sa ilmselt tahad need ka ära müüa. Nii et sisuliselt tegelikult mitte ainult müüjad, aga kõik. Kuulake kõik, kes siis selles müügi ostutsüklis on osalised. Jaa, 100%. Aga et natukene kusagilt algust teha, siis mis seisus praegu kinnisvaraturg on? Sina vaatasin sulle portfellis oli 19 kuulutust praegu, et milline see huvi objektide vastu hetkel on? Mul on portfellis enamasti objektid, mis on Põhja-Tallinnas, Kristiines, Haaberstis. Need on minu top 3 piirkonda, kus ma toimetan, millele ma olen spetsialiseerunud. Need olid siis Põhja-Tallinn, Kristiine ja Haabersti. Ja ma ütleks, et kõikides kolmes on praegu päris rahulik, et ei ole sellist nii-öelda väga suurt tunglemist. Aga see sõltub muidugi objektist. Enamasti ma arvan, sellist liikumist on varades, mis on veidi odavamad. Alla 250, alla 300 000 on nagu liikumist rohkem. Sealt ülespoole on tegelikult sõltumata turust, tegelikult on neid ostjaid nii-öelda, lihtsalt on vähem. Aga praegu on seda eriti siis nii-öelda aru saada. Aga üldiselt turul ma arvan, et kui me räägime nagu müüja perspektiivist, siis ma arvan, et need ajad, kus sa võisid teha oma mobiiliga mingisugused udused pildid, käisid, tormasid lihtsalt korteri läbi, klõks, midagi isegi sättima ei pidanud korteris, viskasid võib-olla ühte portaali viskasid üles selle ja tegelikult sul oli järjekord ukse taga. Me räägime siin sisuliselt 2021, 2022 aastast. Et need ajad on läbi. Et nii-öelda et see aeg oli tegelikult täitsa nagu nii-öelda statistiline anomaalia, et seda oleks olnud parem, kui neid aastaid poleks lihtsalt olnud. Sest nii-öelda ostjad läksid hulluks, müüjad läksid hulluks, nii et see aeg on läbi. Ma arvan, et nüüd müüjad, kes kuulavad, siis kes tahate nagu päriselt hästi oma kinnisvara saada müüdud, siis tuleks nagu väga palju tööd teha hinnastamisega, hinnakujundamisega, sellest me räägime ka ilmselt rohkem ja tegelikult ka turundusega.
nii et kuidas see nii-öelda visuaalselt välja näeb, kui võib-olla mitte isegi see visuaalne väljanägemine, et see on jälle maitse küsimus on ju, et sinu maitse ei pruugi ühtida minu maitsega, nii et seal ei ole mõtet hakata hullu disaini tegema, sest võib-olla päeva lõpuks tahab keegi lihtsalt nii-öelda valget karpi osta. Aga just see nagu see, kellele sa turundad ja kuhu kohta sa turundad ja kui intensiivselt ja nii-öelda kuhu sa selle fookuse paned. Kas sa tead, on sul olemas juba mingisugune andmebaas ostjatest, kes võiks sellise toote vastu huvi tunda? Et need on hästi olulised küsimused, nii et hinnastus ja turundus, ma arvan, 2 suuremat märksõna praegu, mis ma välja tooks. Ma arvan, et ennem kui isegi jõuad hinnastamise ja turunduseni, tegelikult loeb see, kes müüb. Täna on nagu turg nii palju muutunud, et loeb see, kes sind esindab, loeb, kes müügiga tegeleb. Et kui sa ennem kirjeldasid just seda, et keegi jooksis telefoniga läbi ja pani mis iganes hinna on, et siis me tegelikult näeme ka täna, et müüjatel ei ole mõistlik võtta keda iganes endale esindama. Rääkimata, et ei ole mõtet tegeleda sellega ise, millele keskendub professionaal. Et kui seda kuulevadki praegu müüjad või müügist mõtlejad, et mille järgi ma tegelikult seda maaklerit valin, et näiteks esimene asi, mis mind praegu ütleme, et sa ise algus kohe ütlesid, et ma keskendun Põhja-Tallinna Kristiinele ja Harku Haaberstile on ju, et oota, et enamuse keskendu. Et miks see müüjale esiteks, ma ei tea, hakkas kuskil kerima, et miks müüjale hea on näiteks, et kui maakler on keskendunud mingile piirkonnale? Ma arvan, et seda nii-öelda tegelikult päris paljud müüjad juba tajuvad seda, et kui sinu vara on näiteks, oletame, et su vara on Kristiines ja sa käid ringi, sa näed kogu aeg selle tüübi plakatid jälle seal, see tüüp jälle pani plakati sinna, see tüüp kõnnin, ma ei tea, kodust poeni ja ma näen selle aja jooksul näen juba 2 korda selle tüübi plakatit. Okei, et järelikult see inimene või see maakler, kes seal müüb, ta ongi aktiivne seal. Et mis ma teeksin müüjana, kui ma hakkaksin endale maaklerit valima, ma võib-olla esimese asjana vaatakski tegelikult, mis tal portfellis on, kus piirkonnast müüb. Järelikult, kui ta seal nii-öelda müüb, siis ta teab seda turgu, ta teab, mida ostjad sealt soovivad, ta teab, millised on seal kõige parem, nii-öelda hinnad, millega päriselt vara läheb. Ta teab igasuguseid huvitavaid, veidraid pisidetaile, mida ei peakski teadma. Oi, okei. Ma käisin Äripäeva konverentsil, käisin ka rääkimas sellest ja tõin just nagu paar päeva enne seda oli see nagu olukord mul, kus ma käisin Kristiines, käisin Loomaia juures, käisin ühte korterit müüki võtmas ja siis kuidagi rääkisime sellest nii-öelda piirkonnast, ütlesin ka, et ma olen Kristiinele spetsialiseerunud, et ma tahangi oma kliendile pakkuda väärtust, ma tean täpselt, on ju, kus lähevad nii-öelda lennuliinid, kui kaugelt on kuulata, ma ei tea, raudtee nii-öelda rongide häält, igasugused, kus on nii-öelda poed, lasteaiad, palju on lasteaiakohti, kõik sellised nagu veidrad asjad. Ja siis ma olin Loomaia juures, ma ütlesin nagu huvi pärast, ütlesin, lihtsalt pulli pärast ütlesin, et ma isegi tean, ma ei tea, kui mitu korda aastas on kuulata nagu lõvi möirgamist. Siis tüüp vaatab mulle otsa, ütleb, tegelikult on umbes, ma ei tea, ütleks, et ma ei tea, kord 7 aasta jooksul umbes kuulda seda. Siis ma olingi päriselt või. Siis ta ütles, et jaa, et ma olen siin mõnda aega elanud juba, et kui tuul on teatud suunas ja täpselt õigel hetkel nii-öelda tabad selle ära, siis sa kuulad näiteks lõvi möörgamist, aga ma olen seda korra 7 aasta jooksul kuulanud umbes. Wow. Aga sellised veidrad asjad, et sa juba nagu piirkonda tunned nii hästi ja see ei ole nagu ainult väärtus tegelikult müüjale, et sa tead seda, see on väärtus ka ostjale, võib-olla tuleb hoopis kuskilt teisest piirkonnast ja ta ei teagi, kui palju on näiteks lasteaiakohti, tal on vaja seda teada, et selles mõttes on, need on sellised veidrad lahedad kiiksud, mida juurde tuua, mis päeva lõpuks teevad kinnisvara müügist rohkem, kui lihtsalt näed, siin on trepid, siin on sein, siin on köök. Sellega saab tegelikult igaüks hakkama, aga nagu kui sa tood mingid nüansid sinna juurde, ma ei räägi, et ainult need huvitavad faktid on müük, aga tegelikult lisaks ka müük on ju tegelikult see, et sul on olemasolev nii-öelda kontaktandmebaas, sul on olemas teised maaklerid, kellega koostööd teha, see võrgustik on lihtsalt nii suur. Me olemegi spetsialiseerunud ostjate leidmisele, see ongi meie nii-öelda meie eesmärk ja selles mõttes,
kui sul on veel inimene, kes on nii-öelda spetsialiseerunud veel rohkem kuskile teatud nagu kontsentreeritult ühele piirkonnale, siis tegelikult see tõenäosus, et ta reaalselt teab ja oskab sinu tuua ostja on palju suurem. No täiega, ma arvan, et need on nagu tegelikult päris eelised nii müüjale kui ostjale, et keegi teab ja oskab sellest piirkonnast rääkida, rääkimata, et kui sa ise elad näiteks selles piirkonnas, siis sa ikkagi oled ju valinud mingi elukeskkonna endale millegi pärast, sulle meeldib seal, on ju. Et siis ma arvan, et sinu puhul ka, et sa oskad selle kliendi nagu jalanõud jalga panna ja oskad näha natuke paremini. Ja seesama, sa ütlesid enne, et mul on 19 objekti portfellis. See on ka tegelikult asi, mida ma müüjana vaataks, kui ma valin endale maaklerit. Ma ei võtaks väga suure portfelliga maaklerit endale. Järelikult ta ei suuda. Mis see ohud on? Järelikult ta ei suuda neid asju müüa. Järelikult tal on võib-olla tal on nagu liiga palju asju, millega ta tegeleb veel lisaks nagu sinu kinnisvarale. Ja ta ei pruugi nii-öelda kõike seda ära suuta nii-öelda no tähelepanu ja aja küsimus on kindlasti kriitiline, et pole võimalik kõike esindada sama aegselt, kuigi ma olen aru saanud, et portfell jaguneb väga sageli passiivsemateks ja aktiivsemate vahel. Et kui müüjaga näiteks oled hinnastanud objekti õigesti, siis ilmselgelt tema kuulub sinna aktiivsemasse piirkonda. Aga mis on veel sellised, kuidas ma ütlen, eristuv nagu sellisest hallist massist või kõigist, isegi ma ütleks hall mass, ma ütleks niimoodi, et eristuda on ju tegelikult ülilihtne, sest on päris palju maaklerid, müügiinimesi, kes lihtsalt teevad seda tööd rutiinist, aga siis tuleb keegi, kes natukene ikkagi astub sellest rutiinist välja, et mis on need asjad veel, mida müüja võiks vaadata, mida keegi teeb teistmoodi. Esimene oli see, et sa valid piirkonna tegelikult. Ma arvan, et üks asi, millele võiks tähelepanu pöörata on ka, et mis nii-öelda müügikanaleid see maakler kasutab. Ma arvan, et lisaks sellele, et see aeg on möödas, mil ma lihtsalt kõnnin nii-öelda telefoniga tuvast läbi, teen suvalised pildid, panen portaali. Mart, nii-öelda see aeg on möödas, kui ma ainult kasutan portaale müügiks. Ma arvan, et iga üks oskab minna portaalidesse vaatama endale kinnisvara. Ma arvan, et selle vahe ütlen, et ütle, kas ma eksin, aga mulle tundub, et enamus müügimehi naisi loodavad ikkagi portaali peale. Ma olen ise olnud mingil hetkel sellises olukorras, kus et ma panen nii-öelda jutumärkides postita ja nii-öelda jään ootama lihtsalt. Et mis siis saab. See ei tööta. Ja tegelikult nii-öelda see nagu inglise keeles urgency, see nii-öelda, aita mul tõlkida. Urgentsus. Hakkasin ka praegu mõtlema, see kiire häda. Mingisugune ajaline nii-öelda surve. Pinge. Ajaline surve tegelikult on see, mis nagu drive'ib mind mõtlema võib-olla teistmoodi. Ja ma arvan, et see surve pärast seda, kui ma tegingi nii, nagu ma kunagi tegin, et lihtsalt paned portaali ja jääd ootama nii-öelda meile või kõnesid, et see aeg on nagu ammu möödas ja tegelikult see sama nii-öelda surve või ebamugav koht pani mind mõtlema teisiti, kuidas ma saaksin veel. Ja ma enda jaoks olen avastamas, ma ei saa öelda avastanud, sest et see on üks suur loom, sotsiaalmeedia. Et ma armastan küll nüüd, alguses kindlasti ei armastanud, aga nüüd armastan tegelikult juba väga nii-öelda sotsiaalmeediasse sisu tootmist. Mul väga meeldib oma objekte seal esitada, teha selliseid nii-öelda väga, väga vahetuid lihtsalt videotuure, kõnnin läbi, räägin natuke korterist ja inimesed annavad feedback, et see meeldib neile. Et inimestele meeldib lihtsalt, kes ei ole ostuhuviline, talle meeldib lihtsalt nii-öelda stalkida, piiluda kellegi teise koju sisse nagu. Et see ikka on huvitav, näed, kuidas keegi teine elab, kuidas on asjad pandud, et see on nagu müüja jaoks on nagu kohati natuke hirmus ka, et inimesed näevadki minu nii-öelda isiklikku elu või minu korterit, aga seda enam on oluline, et sa ise nii-öelda emotsionaalse inimesena ei esitle seda ise, aga seda teeb keegi neutraalne isik, kes ei võta nii-öelda igat mingisugust
ma ei tea, jutumärkides, et see tapeet mulle ei meeldi südamesse ja ei solvu selle peale. Ma selles episoodis ma arvan, me ei pea sellest rääkima, et nagu umbes miks me algata maaklerit. Mulle tundub, vähemalt endale, et sellest teemast on nii palju räägitud, aga räägime praegu pigem nendest asjadest, et kui sa täna kaalud ikkagi maakleri palkamist, siis seal on lihtsalt vahe sees, loeb see, kes sind esindab. Ma olen järjest rohkem nagu veendunud, et Eesti kinnisvara maaklerite seas toimub mingi puhastumine, et mingid inimesed, mingid vennad ei saa enam seda tööd lihtsalt niimoodi ütleme ajaviiteks ja väikeseks sissetuleku lisaks saad teha. Esiteks see viib alati nagu taseme alla ja teiseks sellel on alati selline see kultuura maitse juures, et tegelikult sa tunned professionaali ära ja minu meelest sa ütlesid just, et sama, sul on selge piirkond, kus sa tahad klienti teenindada, kus sa tahad neid aidata, mis ei tähenda, et sa ei aita neid, kes on teises piirkondades, sa oled spetsialiseerunud kuskile, siis ma saan aru, et ei aita enam seda, et sa paned lihtsalt kuulutuse üles ja jääd passima, ootama. Ja. Nüüd tuleb veel hakata tegema sisu tootma sotsiaalmeediasse. Jah, seda ka, ja tegelikult on see, et kui sa oled nagu spetsialiseerunud ühele piirkonnale, siis sa tegelikult sa kuidagi su mõte hakkab tööle. Et üks näide ühe arendajaga just, mida kogesin, arendaja pakkus mulle nii-öelda, et kuule, et meil on hästi palju erinevaid arendusi üle Tallinna, üle Eesti, et sa võiksid vabalt ju aidata meid nende müügiga. Ja ma ütlesin, täiega võiksin aidata, aga ma ei ole maakler, kes üle Eesti toimetaks või suudaks toimetada. Ma arvan, ükski maakler ei suuda üle Eesti nii-öelda toimetada efektiivselt. Ja ma küsisin, et okei, et kas teil Kristiines on mõni arendus? Ja ta ütles, et et meil on tulemas siin üks päris suur arendus, pole veel avalik ja praegu selle salvestamise hetkel ei ole ka avalik, see on hipodroomi arendus. Ja ma ütlesin, okei, ma võin aidata teid hipodroomi arenduse nii-öelda eelmüügiga. Ja selle asemel, et võtta nii-öelda kõik need vastu, mis nad tahtsid pakkuda mulle, ma võtsingi ühe ja tahtsingi nii-öelda ainult sellele spetsialiseeruda. Ja tänu sellele, et ma võtsin selle ühe, ma hakkasin mõtlema, okei, hipodroomi arendus, natukene Stroomiranda, natukene nii-öelda metsa, merimets on seal kõrval, vanalinn on tegelikult 2 kilomeetri kaugusel ja tegelikult teda ei anna isegi võrrelda näiteks Kodulahe arendusega, mis tegelikult on sama kaugel hipodroomist on Kodulaheni kui hipodroomist vanalinna, et ta on nii-öelda poolel teel, et tegelikult ta ei ole nii-öelda võrreldav, nii et see klientuur võib-olla on natuke teissugusem. Okei, kes see klientuur seal ümberringi on? Seal tegelikult on Telia on seal on Pipedrive on seal on Haigla on seal, kes seal veel on, okei, ja hakkadki niimoodi mõtlema. Ja tegelikult nüüd, sisuliselt, mis ma tegin, oli see, et leidsingi nii-öelda Pipedrive'i siseselt, Telia siseselt, Haigla siseselt inimesed, kes seda infot nii-öelda levitasid ja tegelikult on paljud nii-öelda saanud teada enne üldse selle asja avalikustamist tänu sellele, et ma võtsin spetsialiseerusin nii-öelda ühele projektile ja tegin seda hästi ja ma loodan, et sealt tuleb nagu nii mõnelegi uus kodu, mis nad saavad osta. Võta näiteks seesama Haigla, et mõned kirurgid tegelikult, neil on nii-öelda Haigla poolt kohustus peale, et nad ei saagi elada kaugemal Haiglast, kes on nii-öelda valvearstid. Et mul olid ühed kliendid, kes olid valvearstid PERH-ist vist ja neil oli väga kitsas nii-öelda ostusoov, sest et neil Haigla poolt ongi nii-öelda ette antud teatud distants, teatud aeg, mis ajas nad peavad jõudma Haiglasse, eriti kui nad nii-öelda valvearstid on. Vist äkki oli, kui ma ei eksi, siis 15 minutit ajalises mõttes. Ja vist isegi nagu ükskõik mis kellaajal, on see nagu tipptund või on see öösel, see peab ikka olema nagu 15 minutit maks. Wow. Nii et sealt on nagu kohe tegelikult väga hea võtta kohe, okei, valvearstid järelikult peavad elama kuskil lähedal, see võiks äkki kõnetada kedagi. See kostubki tegelikult nagu kuidagi öelda müük on ju, et sa mõtled läbi oma kliendid, sa mõtled klientuuri läbi, sa mõtled kellele mida pakkuda, et kui ma nüüd müüja vaatest vaatan, et siis täpselt sellist maaklerit müügimeest ongi vaja, kes tegeleb selle ostja otsimisega. Et minu meelest see proaktiivsus on alati olnud alahinnatud maaklerite seas, et väga paljud maaklerid on nagu reaktiivsed. Lihtsalt telefonile ei vastad, heal juhul vastad. Ja ma arvan, et see müüt tulebki tegelikult sellest, et turg vahepeal nii palju toetab seda müüki, et sa ei peagi sisuliselt midagi tegema. Ja ma arvan, et see ongi müüt, mis tegelikult nii-öelda nagu levibki müüjate seast.
et ma lihtsalt viskasin suvaliste piltidega portaali üles ja läks mingi 5 mintsiga oli järjekord ukse taga. Et noh, võib-olla tõesti, aga siis pead küsima endalt, aga kuidas ma hinnastasin seda objekti? Kas äkki sa panid liiga madala hinnaga selle asja ülesse? Või liiga kõrge? Või vastupidi, jah, praegu paned selle liiga kõrgelt üles ja tegelikult nii-öelda ootad, rohutirtsud. Võtsin praegu kuulajad küll ei näe, aga ma võtsin lahti ühe kuulutuse, see on Pringi küla, Viimsi vald, Kimsi T4 ja sul on seal müüa 241 ruutu maja ja maksab 820 000. Ja. Huvi on? Ei ole. On see hind õige või? Ei ole. Ja kõik teavad seda, et ei ole. Omanik teab ka, et ei ole. Okay. See... Aga ma kujutan ette, et siis võiks keegi praegu tahta küsida, miks seda müüd siis? Jah, seal on isiklik lugu taga, iga müügi taga on mingi isiklik lugu, miks keegi tahab müüa. Aga seal on lihtsalt motivatsioon, võib-olla ma ise arvan, et seal võib-olla on motivatsioon, et ma ei ole järgmist kohta enda jaoks leidnud, et miks ma peaksin nii-öelda aktiivselt müügiga tegelema, kuniks ma ei ole leidnud järgmist kohta. Aga mul on järgmist kohta väga raske leida, kui mul ei ole praegune juba müüdud, kui ma ei tea, kui ma elan illusioonis, et ma saan 820 000 sellest, siis võib-olla ma otsingi endale, ma ei tea, poole millist korterit, mida osta selle asemel. Aga kui reaalsus on see, et ma tegelikult saan umbes 700 000 sellest, siis tegelikult mul ei ole mõtet nagu järgmist sammu vaadata, kui mul tegelikult ei ole praegusega juba ära tegelenud. Et seal käib nii-öelda selle objekti omaniku nii-öelda kaastundlik harimine, kinnisvara turu olukorra. Kaastundlik, sest et see ei ole lihtne. Seal on seotud emotsioonid, seal on lapse esimesed sammud, seal on ilus aed, mida on kõpitsetud aastaid ja aastaid. No seal on 100 000 asja, mis teeb selle nii-öelda vara müüja silmis palju väärtuslikumaks kui näiteks osti silmis. Ja siis ta passib turul. Aga räägi mulle, mis objektid praegu hotid on või kuumad, mida sa täna näiteks esitlema lähed? Täna ma lähen Haberstisse. Täna ma lähen Kõrkja T8 objekti esitlema ja see on ise ära arenduse üks esimestest etappidest. Ja sellega on see lugu, et tegelikult ma aitasin sellel ostjal osta tegelikult samal ajal 2 boksi sinna arendusse. Et ma aitasin tal osta esimest etappi ühe boksi ja siis tegelikult ta nägi seda järgmist etappi ja sai aru, et et need on päris lahedad asjad, et ma tahaks järgmises etappi ka ühe korteri osta. Et ta sõlmis 2 võlli sisuliselt korraga. Esimesse kolis sisse ja tegelikult selle plaaniga nii-öelda, et ta müübki vahepeal selle esimese etapi maha ja ostab järgmise ja selle plaaniga nii-öelda ostiski 2 tükki. Ja praegu on siis see nii-öelda seal maal, et jah, tegid otsuse, et müüme selle praegu maha ja äkki poole aasta pärast umbes saavadki need järgmised valmis. Nii et 390 000, 120 ruutu, korter Harku vallas. Ja, et ta on ridakas. Ridakas. Ta on ridakas ja ilusa teiselt korruselt on näha ilusat vaadet Harku järvele. Ta on hästi mõnus sellise USA suburbi sellise vaibiga. Nüüd tuli hästi palju võõrkeelt tuli sisse, aga hästi mõnusa olekuga koht. Rahulik. Ja, hästi ilus. Aga kas see on õigesti hinnastatud või? Jah, seal arendaja müüb kuskil 400 000 praegu ja sisustamata. Ja siin on väike eelis olemas. Väike eelis on olemas ja arendaja on selles mõttes on ilmselt natuke hädas, sest et ta on ju rekord kõrgete ehitushindade ajal selle asja ehitanud ja tal on vaja sealt oma nii-öelda raha kätte saada. Aga Liveni puhul, mis mulle meeldib, kes on see arendaja seal, mulle meeldib, et nad panevadki hästi palju rõhku nii-öelda disainile, asja välimusele, aga ma arvan, et seal ei jää ka vajaka nii-öelda see ehituskvaliteet, nii et see on hea. Üks asi, mis natukene häirib mind, on see, et tegelikult see on A energiaklassi ridakas, aga kommunaalkulud on väga, väga kõrged seal. Üks huviline tegelikult läkski selle nahka, et ta nägi kommunaalarveid ja tegelikult oligi nii-öelda tšau.
nii et enne kui sa müüki võtad, hakkad nende objekte nagu või ostjat otsima, tegelikult hind on oluline paika saada ja teine asi, noh, alati on nagu igal objektil oma mingi väike kiiks ka, et umbes, et kas see sisemine ei vasta välisele või väline ei vasta sisemisele, et mingi error on või on kõrvalkulud liiga crazy'd. Ja vaat see on asi, mida maakler peab kindlasti ostjale ütlema ka, et see nii-öelda muidugi müüja kaastundlik harimine on üks asi, aga tegelikult ostja nii-öelda konkreetne harimine, et kuule näed, siin on see asi valesti, siin on see asi viltu, sa pead sellest teadma, et see muidu hiljem läheb nii-öelda varjatud puuduste kategooria alla, mis on üks väga-väga vastik teekond, et sinna, seda ei soovita mitte kellelgi nii-öelda läbi elada. Näe, siuke professionaalne ausus tegelikult käib iga ameti juurde. Et sa ikkagi saad nagu rääkida lahti asjad, mis on mis, sest kui inimesed ostavad ära ja loota, et ma ei tule välja või et ei pidanud rääkima, siis tegelikult me oleme nii suhet äris, et tegelikult sa ju tahad sama kliendiga teha uued tehingud ja soovitusi. Enamus uusi kontakte pidi üldse soovituse kaudu tulema, nii et see ju tähendab, et su järgmine diil on selle sama ostu soovituse taga. Jaa, ma arvan, et iga ei taga, mis sa kuuled, tegelikult võib olla rida jah sõnu, selles mõttes, et sa pead lihtsalt oskama Mart õigeid küsimusi küsida ja võib-olla ja ma tuleks tagasi selle sõna kaastundliku juurde ikkagi. Ma arvan, et kui sa ei ole maaklerina kaastundlik, siis sind huvitabki ainult üks asi. See on sinu nii-öelda vampiirilik nii-öelda vahendustasu imemise huvi. ja kui see on su ainus ja nii-öelda primaarne eesmärk, siis ma arvan, et see äri ei lähe nii hästi. Et kui sa oled kaastundlik, kui sa päriselt proovid mõista seda inimest, kes su vastas on, sa esiteks oskad talle juba midagi pakkuda, mis talle väärtust pakub. Ja kui sa pakud inimesele väärtust, siis see nagu, see emotsioon on hoopis teine, kui et et teen lihtsalt oma asja ja saan oma raha ja that's it. Et seal on nagu hoopis muu nagu mäng ja võib-olla hoopis muu podcast. Jah. Müügitreener Rait Videvik on ägedalt öelnud, et müüks on tulemussport. See tähendab seda, et kaastunne on oluline, sest see protsess on oluline, kuidas me seda teeme. Ja lõpuks hinnatakse paljuski ka just selle tulemuse järgi, et kas sa saavutasid ka tulemusi. Et täna päris paljud müüjad tegelikult ootavad neid tulemusi ja mulle tundub, et mitte ainult müüjad ei oota tulemusi, aga ka mitmed nagu müügiinimesed ootavad agressiivset tulemusi. Ai, see on nii hea, et sa selle välja tõid. Ma arvan, et müüja tunneb päris hästi ära meeleheitel maakleri praegu turult. Milline meeleheitel maakler välja näeb? Ma arvan, et igaüks... Ma tegin nägusid ja seda näinud praegu. Igaüks tunnetab selle Mart hääletoonist. Oota, tead, ma arvan, et ma olin liiga ekspressiivne praegu. Ma arvan, et meeleheitel maakler on selline. Okei, podcasti kuulel eriti huvitav. Kas ma kirjeldan seda nägu? See oli nagu täiesti tuim tülpinud näoga tükk lihtsalt. Aga elu ei ole. Täielik tükk. Jah, täielik. Lihtsalt pöial nagu, lihtsalt maha raiutud pöial lihtsalt kuskil laua peal. Maha raiutud pöial laua peal. Sa oled mingi Netflixist mingit seriaali parasjagu vaadanud just. Tere tulemast, Saag 5 hakkas just praegu. See on Arkavara podcast. Jah, jääme soliidseteks. Aga ma arvan, et müüja tunneb ära meeleheitel maakleri. Siin tuleb mängu, kes vajab rohkem seda müüki, kas müüja või maakler. Wow, see on õige point. Kes vajab seda rohkem ja see nii-öelda selgub tegelikult selle nii-öelda protsessi käigus. See selgub isegi esimese võib-olla kõne või emaili käigus, kohtumise käigus. Et ma vaataks ja nii-öelda müüja perspektiivist, kuidas ära tunda meeleheitel maakler, ma arvan, et jällegi, ma viskaks pilgu tal ei ole pöialt. tal ei pruugi olla nii-öelda, ma arvan, et ta on esimese asjana valmis vastu tulema oma vahendustasus. Hea point, ta laseb kohe oma tasu alla. Ta võib-olla ilma, et sa isegi küsiksid.
ta laseb oma vahendustasu alla. Ta ei seisa selle eest ja mida see nagu sulle kui müüjale võiks tegelikult öelda, on see, et ta on meeleheitel, et müüa ära sinu korter. Ta tahab lihtsalt sisse saada objekti. Ta tahab lihtsalt sisse saada, ta tahab selle müüa võimalikult odavalt ja võimalikult kiiresti ja ta on nõus enda vahendustasu alla andma, mis tähendab seda, et kui tuleb esimene ostja, kes hakkab temaga tingima, siis ta käitub täpselt samamoodi. Helistab müüjale, ütleb, et kuule, mul on pakkumine ja see on lihtsalt nii madal. Lihtsalt, et saada diil tehtud. Jah. Ja siis sina oled, sa oled müüja vaesikene, oled selles olukorras, kus sa oledki selle maakleri nii-öelda temaga lepingu sõlminud, sa oled teda palganud ja sa oled siis dilemma ees, on ju, kas ma võtan selle pakkumise vastu ja lähme sellega edasi ja ma ei tea, võib-olla hävin või siis hakkan selle protsessiga uuesti otsast peale pihta. Nii-öelda, okei, kuule, tundub, et sa ei ole ikkagi motiveeritud oma tööd tegema piisavalt hästi ja leeme uue. Et see võib olla päris raske olukord nii-öelda müüjana, nii et müüjad hoidke silmad lahti meeleheitel maaklerite eest. Mulle tundub, et see ongi täpselt seda episoodi, see episood võib tunduda praegu ilmselge müügi episood maakleri kasuks, aga see oleks ka natukene selline silmakirjalik, kui me ei promoks seda, sest me ise näeme, kui paljusid inimesi me päriselt aidata saame ja kui palju inimesed tegelikult kannatavad sellepärast, et neid esindab vale inimene. Ja täna on turul päris mitmed tublid ettevõtted ja maaklerid, kes esindavad klienti vääriliselt ja teevad tööd. Aga nii nagu teeninduses, müügis, igal pool sa näed, on selliseid inimesi, kes peaksid väga kaugele sellest valdkonnast minema ja mitte mingil juhul sellega tegelema. Et ma võib-olla tõmbaks võtaks kataks selle vastulause ära, et aga te räägite müügis, sest te olete ise müügis, sest me fänname ja me oleme tulemusspordis. Me teame, et müük on tulemussport, sul on vaja tulemused ära tuua, muidu need ei teki. Mis veel praegu oluline kogu seda müüki silmas pidades müüjale soovitada, et me ütlesime, et hind peaks paigas olema, teed pead vaatama, kes sind esindab, hind paika, turundus, sisuturundust juurde. Mida veel oleks oluline müüki silmas pidades praegu teha? Küsin sinna, et näiteks, et kui ma enda asja müün, sa ütlesid, et teed peab olema see tuleviku nägemus ikkagi selge. Sa pead ikkagi teadma, mis sa tahad ja ma saan aru, et täna mul aega tegelikult natuke rohkem valida. Sul on esiteks valiku variante rohkem, mille vahel valida, sest täna on rohkem saada. Jah, kõik ei lähe nagu soe sai nii-öelda. Aga sellel teemal ma arvan, et see on umbes sama loogika nagu, et kas ma peaksin enne tegema laenutaotluse, uurima pangast oma võimalusi ja siis minema objekte vaatama. Kumba pidi tehakse täna? Või ma peaksin kõigepealt objekte vaatama ja siis nii-öelda tagajärgedega tegelema. Ma arvan, et tehakse mõlemat. Valdavalt vist käiakse vaatamas ja siis minnakse panka. Ma kardan, et nii on tegelikult, jah. Aga tegelikult nii ei ole päris okei. Mina soovitaksin vastupidi. Jah, käi enne pangas ära. Kui sa tahad saada nii-öelda pangast oma laenuvõimekust teada, see peaks olema kokku eraisikuna, juriidilisi isikuna on see pikem protsess, sest majandusaasta aruanded, kõik sellised asjad, aga eraisikuna, nii-öelda füüsilise isikuna on see hästi lihtne. Et sul tegelikult sa saad oma internetipangast alla laadida oma, ma ei tea, viimase mis iganes aja väljavõtte, mis sa saadad kõikidele teistele pankadele, kes ei ole sinu kodupangad, su kodupank võiks anda sulle, vähemalt meie kliendid saavad ilmselt 1-2 tööpäeva jooksul saavad tegelikult selle laenuvõimekuse saavad teada. Aga mina soovitan küll seda teha, see on väike samm, mille saab ära teha enne, kui sa hakkad nii-öelda üle oma varju hüppama ja vaatama mingisuguseid asju, mis... Seal on lihtsalt halb tagajärg see, et sa käid vaatad ära, sa kütad kuumaks juba maakleri, sa kütad kuumaks juba müüja ja siis tuleb vastus, et aga ma ei saa laenu, on ju. Jaa, ei, teised teisteks on ju, see on väga armas, et sa nagu pead, et see on kaastundlik ju. Et sa oled väga kaastundlik praegu nii-öelda müüjate osas, sa oled väga kaastundlik maaklerite osas, aga sina ise kui ostja, palun väärtustama aega, ära kuluta enda aega selle peale, et sa käid lihtsalt shoppamas mingisuguseid asju. Et parem nii-öelda, ma soovitan sul tegelikult teha enne
nii-öelda pangataotlused ära, see ei maksa sulle mitte midagi, see võtab iga per pank võib-olla maksimum 5 minutit aega, kokku kulutad umbes 25 minutit oma aega oma laenuvõimekuse teada saamise peale versus sa kulutad tunde ja tunde objektide vaatamise peale ja hiljem lihtsalt läheb luhtuse. Meil on pool tundi juba kiiresti läinud, vaataks korraks veel, turg tõuseb, langeb, kuidas sinu tunnetus praegu on, et kui Euriborist räägitakse kogu aeg ette ja taha, et ta tegelikult on pisut langenud ja inimestel on hästi selline äraootav olukord, et äkki hakkab veel langema, et kuumaksed langevad, aga et kuidas kinnisvara hindu sa ise prognoosid, teeme kihlveo, et siis kasvavad või langevad. Okei. Keskpanga otsus nii-öelda natukene leevendada nii-öelda laenutingimusi võiks olla tegelikult kõikidele indikatsioon, et Euribori tipptase on saavutatud, järelikult nii-öelda käsipidur tarbimisele on natukene juba nagu alla tõmmatud ja ei pea nii-öelda nii dramaatiline olema selles mõttes nagu tarbimise peatamise mõttes. Nii et see keskpanga poolt võib-olla päris selline ilus soovitus, et leevendame nii-öelda tarbimist, järelikult nii-öelda Euribor ilmselt on saavutanud oma tipptaseme ja sealt hakkab alla tulema. Mis puudutab turgu, siis me oleme sisuliselt tagasi aastas 2013-2014, siis oli tegelikult täitsa nii-öelda normaalne turg, taastumine nii-öelda suurest võib-olla sellest majanduskriisist. Ja kui vaadata juba 2015-2016, siis tegelikult on asi väga ilus juba. Et see oli nii-öelda see aeg, kus hakkas nii-öelda juba paremini minema. Et see sisuliselt annab nii-öelda, kui me usume seda, et kinnisvaraturg liigub nii-öelda ühes rütmis üles alla, siis tegelikult võiks olla nagu turult selged indikatsioonid, et võib-olla aastaks 2025-2026 on tegelikult juba asi natuke ilusam. Äge. Võib-olla hea ka korra puudutada ära üürikortereid, et ma vaatasin sulle portfellis ka üüripakkumisi, et mille järgi praegu huvi on ja kus asjad seisavad ka? Seisab natukene kallim kinnisvara, et mul on 3 korterit praegu portfellis, mille üürihind kuus on rohkem kui 1500 eurot ja nende vastu on suhteliselt vähe huvi. On ka odavamaid üürikaid, mis on seal 400 kuni 400 pluss on ju. Odavamad lähevad ära praegu, aga ma arvan, et üürihindadega peab hästi hoolega jälgima. Nädalast nädalasse vaatad, tunnetad, et mul üks nii-öelda üürilandja ise ütles hästi targalt, kuule paneme ülesse praegu ja vaatame korra nädalas, vaatame hinna üle, et võib-olla peame sealt nii-öelda see on ülimõistlik. Hästi mõistlik. 20 euri nädalas alla ja läheb paari-kolme nädalaga. Jah, 20 euri võib-olla see on nagu selline konkreetne number, aga see sõltub ilmselt kontekstis, on see 500 või 1500 üürikas on ju. Aga sisuliselt jah, niimoodi umbes. Et sellele peab hästi hoolega otsa vaatama, sest seal ei ole ühtegi nii-öelda võrdlustehingut, mida me saame vaadata, me ei näe mingit statistikat, mis hinna eest lõpuks siis need üürikad on läinud on, mis portaalis on sisuliselt ainus nii-öelda viide on tegelikult portaal, mida veel pakutakse ja mis hinnaga. Nii et seal peab, seal nii-öelda tavakasutaja, kui tahab ilma maaklerite oma korterit üürile anda, siis ta tegelikult vaatabki portaalist, vaatab, mida veel pakutakse, aga õnneks nii-öelda, kui ma olengi spetsialiseerunud nagu piirkonnale, ma tean, et viimase 2 kuu jooksul on läinud 2-toaline korter siin piirkonnas selle hinnaga, siis umbes oskadki hinnastada täpselt. Väga lahe. Ma loodan, et kõik, kes on täna kuulanud müüjad, ostjad, ostuhuvilised, müügihuvilised on saanud natuke inspiratsiooni juurde, et mida siis selle kinnisvaramaakleri puhul ja tänasel turul, kui sa tahad edasi liikuda, et millele tähelepanu pöörata, sest tegelikult müügiinimese, nagu sa ütlesid, keskne mõte on see, et leida see ostja ja aidata müüjal edasi liikuda. Et ma loodan, et siit sai inspiratsiooni juurde. Aga aitäh, Josh, sulle. Ja olge siis kaastundlikud ja jagage seda episoodi. Ja tundke ära meeleheitel maaklerid. Tundke ära meeleheide followerite järgi, lisage mind Instagramis sõbraks ja mida subscribe'ige. Tehke ükskõik, mida ma küsin teilt. See oli meeleheide. See oli meeleheide. Okay. Ärge langege sinna lõksu. Täpselt. Aga järgmise korrani ja aitäh, Josh, et sa tulid. Aitäh.